No nii, tere hommikust teile. Vaatame, mis ilm on siis. Kell hakkab saama juba 7:30. Täna vist siin nii pikuta veel, sest et noh, ma ei tea, tundub, et see sild siin on kergelt jääs, ehk siis on nulliring. Oi, aga ilus on küll täna, nii et läheme teeme hommikusöögi ja siis vaatame edasi, mis päev toob. Nii, hommikusöök on valmis, 5 muna, pudru valgupulbriga, peale panen natukene maapähkli võit ka, sest see pudru maitse on selline, nagu ta on. Mõtle, see pulber on nagu, noh, annab valku, aga maitse teeb veits kehvaks. Aga ei hullu harjub ära, ma olen päris palju söönud juba, nii et head isu ja lähme hakkame telekat vaatama. Täna ma arvan pool päeva vaatan telekat. Selge naige, peab puhkama. Nii, täna on raske neljapäev, kell on 9:47. Mul läheb teine nokast, et ma ei tea, kuidagi uimane olla. Ma ei tea, mis toimub, aga natuke Taro oli diivani peale ka siia. Meil on see 3. korrus siin selline kontorikorrus. Ma lihtsalt tüütan seda pool päeva. Ma ei tea, mis saab täna. Ma mõtlesin, et lähen püüen kala. Noh, igavusest natuke enam ei lähe. Tuul on nii kõva, ma ei viitsi seda lainega seal möllatab. Ja ühesõnaga, kell on 9:48, ma ootan õhtut. Tõeks õhtusööki või midagi head süüa juba. Nii, lõunaaeg on käes. Tegin jälle seda vana hea hakklijaubadega ja täna tegin riisi asemel pulgurit, sest riis on otsas, aga pulgur on ka päris hea selline kraam, mida vahest proovida süüa näiteks. Nii et proovige järgi. Tavaliselt teen ette 3 päeva, mis tavaliselt iga kord teen ette 3 päeva lõunad. Nii et head isu, kõht on nii tühi, tahaks saada. Aha, see ongi life hack, et kõht peab kogu aeg nii tühi olla, mis tundub ka alati toit nii hea. Siit võtan kahvli ja läheb minna, hakkab pistma noh. Nii, kokaminutid Reigoga. Täna teeme magustoitu. Nii väga lihtne, kallame munavalge blendrisse, paneme 300 esialgu, paneme masina käima, laseme vahtu. Suhkruasendajad ka sinna juurde, kõigepealt testime. Võtame siit ühe ampsu, millega tegu pidi olema üks-ühele sama nagu suhkru maitse või suhkru nii-öelda magusus. Natuke nagu jahusem on. Aga ma panen selle lusiga 1, 5. Esialgu 5. Seega me ära maitseme ja vaatame edasi. No nii, näitame lähemalt ka. Päris ilus valge vaht juba. Paneme punki juurde ja laseme nii kaua, kui läheb kõvemaks. Leidsin kapist veel sellist maasika maitselist suhkruasendajat. Paneme seda ka mõned tilgad sisse. Annab äkki mingit huvitavat maitset, muidu lihtsalt magus munavaht nii-öelda. Paneme uuesti käima. Ja nii kaua, kui see möllab siin, võtame vahepeal külmkapist noko ja nii, et anname laksust sisse vahepeal. Aga muuseas, selle video lõpus, YouTube'i video lõpus teeme ka ühe korraliku loosimise. Loosin välja teile ka seda kõige uuemat maitset. Passionade'i megakraam. Kindel uus lemmik. Peale seda koola oli mul mingi üle aasta aja lemmik, aga nüüd Passionade täitsa haigena. Kuidas testida, kas on asi valmis või ole? Peab panema selle pea kohale, vaata, kas kukk pähe ei juku. Opa, näed sa? Osso! Oleks see praegu natuke vedelema, oleks peas olnud. Vedas. Nüüd paneme selle grippkotti ja hakkame panema nendesse vormidesse. Teeme väikse testi ka. Kuule, see on nagu, ma ei tea, kas seda küpsetamata võib süüa, aga vast ikka võib. Päris hea. Juba nii on hea, nagu mingi vahtuseks, magusat vahtu. Opa, kuule, see on nagu professionaalne värk ju. Nii, poisid on valmis. Kõige parem magustoit, mida süüa dieedi ajal, kuna siin on kogu selles portus on 32 grammi valku ja ainult 150 kalorit, nii et laske hea maitsta. Nii, proovime järgi ka siis, mis maitsega on. Muide, dieedi ajal on väga hea. Niisama magustoit. Nagu ma olen ka enne mõelnud, magustoit peab olema rammus, peab olema palju võid, suhkrut ja kõike muud asju. Siin see ei ole, aga see oli poolest päris hea. Dieedi ajal on väga hea. Et ma panen ühe veel, vaata kui hea. Et vapšee, jah, täitsa haige. Mõtled, võib öelda, valgu poisid, noh. See, vaata trikki ka. Nii, mis päev on? Neljapäev on jõudnud nüüd õhtusse, kell on 7:30 just vaatasin. Täna rohkem midagi ei teegi, teeb selle trenni ära. Täna jalga tegin täna mõned harjutused. Nüüd teen selga.
Sellal esimene harjutus teen lõuatõmbeid, 2 seeriat tehtud, 2 veel, siis teen kaabliga paar asja ja siis lõppu teen veel kõhtu ka. Suvi tuleb, peab kõhu vormi saama. Opa, aga noh, tegelikult kõht tehakse toitumisega nii, et vist kordust, 1 seeria veel ja siis teeb juba järgmise harjutuse. Aga teiega näeme juba homme. Muuseas, homme on väga põnev päev. Läheme golfi mängima, nii et kohe näete, kuidas golfimäng käib. Kui selge juba teeme, siis paneme teile ühe topelt biitsepsiga tagant. No nii, tere hommikust. Nagu näha, siis täna on ilus külm reede hommik, jääs on, aga ma mõtlesin, et mitte mõtlesin, mul on tegelikult suht kiire, pidin minema kella 9 trenni andma. Lähen teen natuke tööd ka vahepeal ja vaat, mis ilm on täna, mõtlesin näitama, polegi olnud nädal aega sellist luksust. Täna oleks hea kala püüda, aga täna mul aega ei ole. Vaadake, ma lähen siia alla kohe. Täitsa lõpp. Vesi on peegelsile. Täna on plaan lihtne. Kõigepealt lähen annan ühe trenni ära, siis kell on nii vähe, kell lõpetan, mingi 10 väike lõpetan, siis teen ise seal samas kohas, kui ma lähen trenni tegema, teen enda trenni ka ära, tulen koju, teen lõuna ja lähen golfi mängima. Teie juba näete, ma arvan, ma näitan teile trennis ka, mis ma teen natukene. Polegi näidanud väga palju trenni, et natuke näitan, siis mõnda harjutust. Täna on seljapäev, käsi, värki, vaatame, mis me teeme. Ma praegu vaatame, äkki saab see auto juba puhtaks ka jääst, sest et jääs autoga sõida ju. Nii et täna tuleb hea päev, ma tunnen juba ilus soe ilm, päike võtab. Kuule, järgmist nädalat vaatasite või? Ilma teada, et suvi tuleb. Ma vaatasin, järgmine nädala vahetus lubab 8 kraadi päike järgmine nädal. Nii et suvi hakkab tulema, olge valmis. Otsige lükad välja. Räägin paari sõna eilsest päevast ka. Eile oli ma mäleta eilsest päeva, aga tuletan meelde. Eile õhtu teie nägite just viimasena trenni mingi klippi. Ma tegin seal, ega sellega suht lõppeski, aga eile, nüüd tuli meelde, eile ma olin nii väsinud. Läksime siis, tegin oma õhtusse selle, praegu koobima ei olnud eile, tegin kama kefiriga. Instas on muidu need pildid tavaliselt üle, ma panen Instas suht palju selliseid storisid, keda huvitab, millega, mis ma tegelen, mida ma söön vahepeal ja mis ma ei tea, niisama teen hommikul, kui mõtlesin, mul üli hea tripodi kohta, aga tuleb välja, et see kurvi ei kannata see asi, mis mul siin pandud on, aga oota, nüüd on otse tee, päike paistab. Eile õhtul golfi Masters hakkas. Golfi võistlused hakkasid USA-s ja kes teab, siis Masters siuke asi, päris põnev asi. Ma ei tea, kas ta nüüd, tegelikult on põnev, aga mul oli eile siuke uni, et kell 9 hakkas silm kinni vajuma ja ma arvan, et 9-10 umbes, 9 läbi natukene. Jäin sinna diivani peal magama. Ma süüdistan seda diivanit, sest meil see nii mugav ja iga kord ma siin istun, siis kui tunnen, et aeg magada. Nii et väga palju golfi ei näinud ja telekat üldse ei vaadanud. 9:30 läksime juba magama, nii et ega see õhtu ei olnudki midagi põnevat teile. Aga tänane päev mul tunnen küll, et tuleb hea. -1 näitab praegu kella peal siin, aga mida asja, Kuule, mul on vaja mingi paremat lahendust siia autosse. Autos niikuinii rääkida ei tohi, nii et ikka, näeme juba trennis. Nii, trenn sai antud, nüüd on aeg ise trenn teha. Väga tore kutt oli täna, kelle trenni andsin. Tundus väga motiveeritud. Loodan, et sai palju abi. Nii, et kui sa näed seda videot täna, siis loodan, et sa pingutad. Pead oma kaasas kinni, jälgid toitumist ja järgmine kord, kui näeme juba, siis on juba hoopis teine tera. Nii, et kui soovid ka personaaltreeninguid või toitumiskavasid või treeningkavasid, siis mine vaata järgi reigoneme.ee ja päris hea on teha vahepeal sellise masinaga, mida pole ammu teinud. Ei tea, kas peaks koju ka selle ostma või? Jõusalis on täitsa hea teha, sest siin on sama firma masina, mis mu kodus, et tuttav värk tead, et toimivad hästi. No see on ka, mida tahaks koju endale. Tundub, et tuleb teha kodus laienemine, jõusaali suuremaks teha.
magamistoa arvelt näiteks. Ma eile küll tegin kodus jalga, aga seda masina mul kodus ei ole, nii et teen siin natukene seda ka peale. No nii, minu trenn on tehtud. Ma ei tea, andke teada alla, kas tahate ma näiteks rohkem enda trenni või siis veel vähem, et ma ei tea, ma praegu vist väga palju jõusa trenni näidanud ei ole, ma arvan piisavalt, midagi ikka. Aga tänaseks on tehtud. Üle ka ei saa pingutada, sest on vaja golfi minna nüüd. Et järgmine klipp, ma arvan, et ongi selles, kas me liigume juba golfi või me juba oleme golfis. Nii et kohe saame teada. Nii, mul tuli üks põnev paks, mingi aeg tagasi tellisin. Surra tahab muidu videos olla, polegi väga palju videos, tule istu siia, räägime juttu. Üks põnev pakk, teen selle avamise ära ja kui tahad seda avamist näha, siis minu Instagramis on see video üleval. Kohe, ma arvan, panengi selle. Ja TikTokis ka nii, mingi folloga ja jälgi mind ka Instas ja TikTokis, nii et sealt näete selliseid teistsugused asju natukene. Nii et hakkame avama. Oleme kohal raes. Siit võtame nüüd auto endale, laksti. Istume peale, paneme tagurpidi käigu sisse. Minekut. Hoppa. Lähme enda auto juurde ja paneme teised golfi asjad peale. Konkurent mul kiutab eest ära juba. On nii. Mõnus. Vaadaks iludus, kui siin lähevad veel. Vitame veel ka. Kui siin kõik veel läheb roheliseks, mis siis on. Nii, meie Churroga esimene autosõit. Lähme proovime, kuidas on. Naudime esimest tiiru, teeme väikse tiiru ümber autode siin. Mõnus, jah. On ju lahe. Ta ei teagi veel, kui äge tegelikult on autoga sõita. Ta arvab, see on hirmus, aga vaat, kui hästi paneb. Paneme tagurpidi käigu sisse korraks. Testime seda piuksu. See talle kindlasti ei meeldi. Aga vaata, kui mõnus. On ju lahe. Golf on lahe, et Churro saab natuke harjuma lihtsalt. Nüüd paneme esimene käigu sisse. Ja läheme jälle. See on niisugune harjutamisring meil. Veits hirmus on tal nägu peas, aga ma arvan, et talle meeldib. Kellel ei meeldi golf? Ma tahaks näha inimest, kellel ei meeldi golf, nii et on ju lohe. No jah, kellel ei meeldi golf? Ma arvan, kõigile kutsudele ja koertele ja inimeste meeldib golf, nii et tulge kõik golfi. No nii, siin on selline masin, kus saad endale palle võtta, et minna siis range'ile lööma. No siin on ikka mega range. Eestis rohkem küll sellist ei ole. Täiesti uhke värk. Paneme paar soenduslööki enne, kui rajale lähme. Raudu tegi mõnel löögid soojaks. Nüüd panen driveri ka paar pauku ja võib juba rajale minna. Ja tuul vastu, muidu oleks üle plakatite. Eelmine aasta oli minu eesmärk üle selle Unibeti lüüa. Ühe korra ma sinna õrnad pihta lõin ja alt läbi mõned korral. Ma see aasta ma kavatsen küll sealt üle lüüa. Oi, vaat see oli ilus. Otse, kas pane vast Unibeti või? Opa. Täpselt siin plakati alla. Mis ta näitab? 291 meetrit. Näitan teile korra, kuidas see aparaat siin näitab. No nii. Niimoodi ta näitab. Tegelane ka siin. No nii, kuidas ära tunda päris golfar ja see, kellele meeldib lihtsalt golfi mängida. Päris golfar harjutab veel putti ka enne rajale minekut. Aga see golfar, kes lihtsalt naudib elu, istub golfiautos, ootab, et saaks rajale minna. Ma ei tea, mina küll ei viitsi nii palju sooja teha, et noh, ma pigem rohkem naudin seda asja siin, et golf on kõigile mõeldud. Kes tahavad teha sporti, võistelda, saavad teha, kes tahavad nautida. Nii et ma olen rohkem see nautija vees. Sombleero pähe ja naudid. Ja nii, kes see tubli poiss on meil siin? Churro, vaat kui tubli sa oled, jah? Juba on ärjunud, päris kähku harjub ära. See uskumatu, ei arvanud, et ta nii kiiresti ära harjub. Oi, musi, jah. Me sõidame edasi. Istub siin, vaatab, kus mäng käib. Päris hea. Nii, et lähme järgmisel rajale. Ta võiks õppida ära selle, kus need pallisid veest ära tuua. See on hea kasulik värk. Nii, et Churro õpid ära, kuidas palle tuua veest. Ta on niisugune tunne, et vaata, kui ta hakkab kõrvad lendama. No nii. Sõidame Sarvani juurde. Vaata, kuidas Sarvan mängib vahepeal. Nii oleme 11. rajal. Ossa raks, kus võises mööda.
kuskile sinna suunas ühesõnaga. Nii, poiss magab, ma vaatan, ära väsinud. Kuigi pole täna see nii kaua olnud, aga koer on vaata päevalune aeg. Oleme nüüd 3 kesi praegu siin autos. Kõrnevad lööma, siukse mõnusa. Jep. No vaat, miks ma räägin. Kus see on? Kuskil ta on. Kuskil ta läks, lähen vaata, kus ta läks. Panen teile Saranes köhe video. Siis näete, kuidas natuke paremini see mäng käib, sest et minu löök on siuke nagu ta on. Opa, no näed sa. Täitsa seal ilusti greenil. Nii otsime nüüd õige kepi siit. Kus on? Siuke segadus siin. Siin olemas 60. Läheme siia poole, vaatame. Pall on selle teeraja peal. Järelikult ma võin selle tõsta mitte lähemale kaugule, aga endale mängitavasse kohta ja langetava siit põlle pealt, põlle kõrguselt. Hopp, niimoodi. Ja nüüd tuleb siit panna üks ilus löök lipu kõrvale. Ja olekski nagu kõik hästi. Vaatame. Keerame siukse lahtiseks selle asja. Äkki õnnestub. Perfektne. Elus nii head lööki teinud. Okei, võib-olla olen, aga see oli väga hea löök. Lipu kõrval. Nii et lähme vaatame. Saab ka nii vahest, et tuled ringiga ja oled kahega siin. Ja nüüd tuleb see asi, mida mina teha ei oska. Mõõta ja vaadata, kuidas siit tuleb auku lüüa. Ja nüüd profid võtavad veel lipuga välja, et auk tunduks suurem. Ma sellest väga aru ei tea. Mul väga vahet ei ole, aga nüüd oleks vaja see sisse saada ja oleks parr. Oleks ilus lõpetus siia päevadena. Olemas. Kuule, et see läks hästi. Mõjumis kõik rada läks täna pekki, aga lõpus on olemas ilus parr, ilus mäng. Ilm ei ole ilus. Ootame suve. No nii, Sarvani esimene löök oli seal. Loodab sealt auku saada, aga vaatame. See õnnestub ka või õnnestu. Auk on siin. Ja tuleb. Oi, kui hästi tuli. Väga hästi tuli. Neid on natuke rae ümbrus ka teile. Vaadake, mis seal on. Uhked majad. Seal saab pikutada, kui tahad. No nii, Sarvani 3. löök. Golfis rääkida ei tohi, aga no nii, äkki läheb. Jep, mõlemal parr. Aga kommentaare? Ei oska. Poiss väsis täitsa ära, naudib. No nii, mängitud tänaseks. Mäng oli siuke nagu tuli, aga põhiline pärast saab süüa ka siin, nii et see on eriti hea värk. Teeme kiire teistesti ka. Siin on see teema ju, et kõht on ju kogu aeg tühi. Värskes õhus on kõht tühi. No kui ajales kuulda puterdad, tahaks kõik ära süüa. Täna on meil siin raes siuke special. Mastersi special. Ja Tisu aitab tänasest golfist. Nüüd hakkab sööma ja läheb koju. Aga homme jälle. Siis ma pean teile ikka veel näitama, kui ilus täna on. Täna on juba soe, ma ütlen, täna on see järgmise nädala suveõhk juba. Oi, kus vesi on peegeldile. Täiesti lõpp. Luksus, aga nüüd me läheme golfi. Nii, kell on 10.52. 20-30 minuti pärast on meil tiiaeg. Natuke teeme soojaks. Mõnus laupäeva hommik, mis sa muud tahad saada. No nii. Vaat see oli ilus. Üle Unibeti alt läbi hutt. Nii, 300 meetrit peaaegu jälle. Võib rajale minna küll. No nii, 9 rada tehtud. Läheme uuele ringile. Ehk siis see tähendab seda, et järgmised 9-18 rada on golfis, kes ei tea. Põned lähevad peale 9. minema, aga me teeme täna 18. Nii, vaatame, kas tuleb drive välja ka või tuleb. Seal on luiged. Nendele pähe ei löö. Opa, luikedele pähe. Jumal, täpselt luikede kõrvale sinna ma küll lööma ei lähe. Need tuleb kallale ju. Nii, esimene öök oli umbes, mis umbes, ma saan kohe täpselt vaadata. Kellavat näitab 232 meetrit. Maandus siia auku, lipp on seal. Näitab 39 meetrit lipuni. Siit tuleb teha siuke mõnus kõks. Tahaks nagu hästi kõrgelt peale minna. Vaatame, kas saame kõrgelt. No kõrgelt tuli, aga lipuni küll ei tund.
Nüüd saab ühe veel panna. Aga mina teen üks trikki, ma lähen putteriga, sest et noh, kindla peale. Vahest tuleb välja ka. Noh, tuligi välja. Natuke pikale, aga päris hea, sealt võib sisse puttida. No nii, tundub, et Tšurro on täitsa harjunud autoga. Pikutab siin, eks ole, mängitud ka juba päris palju. Vist on 14. rada. Poiss on väsinud lihtsalt, aga jube hea asi auto ikka. Endal mugav, koeral mugav, kõigil mugav. Ilus ninad on. Nii, golfis on käidud, hakkame vaikselt koju jõudma. Kodust läksime ära täna 9:20 umbes ja koju jõuame umbes 4:30 ehk terve päev, korralik tööpäev laupäeval. Ja nüüd siis lähen kiirelt koju, vahetan riidid ära, lähen annan ühe trenni veel, eks teeme veel tööd ka. Laupäev pole puhkamiseks vaata ja homme, mis sa arvad, mis videos ootab, jälle golf ja trenni, eks ju. Eks need kõik päevad hakkavad olema praegu suhteliselt sarnased, aga samas veits erinevad. No nii, ringtee. Ja siis täna ma arvan väga palju rohkem ei filmigi, et mis siin ikka teha. Teeme trenni ja sööme ja nagu ikka. Aga ma arvan, kui täna õhtul ei näe, võib-olla näeme korra veel. Ja siis juba homme jälle golfis. Nii et ta vaika. Tood seda hullu. Kell on 8:30. Vend käis täna. Istu korraks. Anna pall. Anna Tšurik. Tahad ju mängida palli. Hopp. Püüame. Issand jumal. Vaatad, 4 tundi golfis ja poiss on täiesti hull. Ta ei väsigi ära tundub. Aga tahtsin tegelikult näidata, tulge siia poole. Sina ära tule. See oliks sina minna mängi oma ette. Ma tahtsin näidata, kui ilus täna õhtu on. Nagu suve õhtu juba. Piks. Näe, vaata, kui hea trikk meil on. Ütleb piks, päev jooksu. Vaadake seda idülli. Täielik luksus ja ma olen ikka nii tänulik, et elu mulle siukse uhke koha tõi. Oot, mida sa teed siin? Täitsa lõpp, vaata seda energiapommi. Tšurri, homme sa jooksed selle golfiauto kõrval, ma ütlen, kui sa nii hull oled. Aga nüüd ma lähen tuppa. Oi, ma ostsin täna šokolaadi, Karl Fatseri šokolaadi, mitte mingit tavalist šokolaadi. Panen seda jätsi sisse ja ongi olemas. Peerpealsi jätsi tuleb Ninja Creamist, nii et läheme tuppa sööma. Jäts sai valmis. Kui keegi ei tea, mis peerpealsi jäts on, siis see on see valgu milkshake. Paned siia sisse, lased Ninja Creamis läbi ja ongi valmis. Teed väike šokolaadi kõrvale, peale ühesõnaga ja ongi olemas. Ühesõnaga, ma olen väsinud täna. Ja siis täna tuleb teha midagi head õhtuks. Ehk siis šokolaadiga. Kõigepealt osso, sisu on mega. Teeme testi ka. Poolin jammu šokolaadi söönada. Täitsa räige. Võtame siit kohe, siukse klahvi. See nimi on klahv. Ma ise praegu mõtlesin. Ja nüüd lased noal ja möllata ja mul täna keel nii pehme, ma ei tea, värk on nii väsinud. No. Hakime selle pulli ära ja läheb jätsi peale niimoodi hopsti. Natuke veel paar kuubikut siia pallikest ja hakkamegi sööma. Nii et head isu, näeme juba homme pühapäeval. Kuule, see paneb ilusti. Üle griini panin põhimõtteliselt. Aga täna on uus päev, uued võimalused. Teil on võimalus võita loosis kast Nokot, laksus sisse T-särk ja sokid. Osalemiseks ole minu kanali subscribe ja pane alla kommentaaris kirja oma lemmik Noko maitse. Nii et juba nädala pärast loosime välja. Ära nii, esimene löök esimese rajal. Täitsa tipp-top löök. Üllatavalt hea esimene löök. Ma ütlen, mul polegi kunagi nii head esimest lööki tulnud. Lipuga samal joonel. Nüüd on vaja see sisse kõksata ja ongi olemas. Vaatame. Nagu ikka, esimene löök on ulme ja teine on siuke nagu ta on. Aga paneme siit kohe kolmandaga ära. Pöördi võimalus. Kiirustada ei tohi. Pöördi ei tulnud ja võimalus on teha nüüd parr, mis oleks ideaalne igal juhul. Ütlen, golf on kõigile, aga tundub, et mitte mulle ja putterile, pigem mulle ja driverile. +1 ikkagi. See puttimine on ikka üks jube raske asina. Nii et näeme järgmisel ajal. Ei näe ka tegelikult. Tänast aitab golfist teile. Surma vähemalt nunnukast, tark, ilus, osav.
no nii, golfis käidud, tagasiteel käisin kiirelt poes ka läbi, võtsin mõned munad, kana, puuvilja, keefri, koopiima, riisi, hommikuputru, mis nüüd on tatrahelbed, pepsit, tomatit ja midagi taolist, kiire poes käik, ei viitsinud kaua olla, kiire riifil ja läheb edasi nädalaga. Nii ühesõnaga tänaseks on kõik, pühapäev tõmbame kokku, panen video üles ja vaatame uue nädal, mis saama hakkab. Jube väsimus on, täitsa lööb, raske nädal oli. Raske töönädal oli, nagu te nägite. No nii, näeme juba uue nädala mingi päev.